Ma olen Toomas Oljum, mul on pisike management-firma Made in Baltics ja ma töötan artistidega nagu Iris, Everton The Two Dragons ja Bedwetters ja managementis on veel hetkel Malcolm Lincoln, Tiger Milk ja Darling. Minu puhul on üks väga lihtne kriteerium, et mulle endale peab nagu bänd sümpatiseerima, et mulle peab meeldima nende muusika, mulle peab meeldima nende suhtumine, et nad peavad olema loomulikult väga hea live-artist, et need on niisugused kõige põhilisemad kriteeriumid, et kui ma nagu midagi tunnen nende muusika vastu või nende inimeste vastu, siis see ongi minu jaoks nagu see signaal, et nendes on nagu potentsiaali. Ma arvan, et see manageri teema ei ole nagu ainuke asi, millele bändid on hakanud rõhku panema, et ma arvan, et see ongi sellise ürituse nagu Tallinn Music Week niisugune saavutatud tulemus, et bändid on hakanud rohkem nagu mõtlema nagu laiemalt, et mõtlema üleüldiselt oma karjäärile ja kuidas paremat muusikat luua, kuidas paremini kuulajateni jõuda. Et see ei ole ainult nagu küsimus, et millal nüüd see managerist mõtlemine tekkis, et ma arvan, et see on Tallinn Music Weeki nagu töö tulemus, et bändidel on nagu see maailm rohkem avanenud ja nad on aru saanud, et ilma managerita on nagu mingit järgmist sammu nagu raske teha. Et see sõltub, et ma nagu oma töös nagu näen seda, et näiteks bändiga nagu Everton The Two Dragons on see töömaht on päris suur ja ma ei kujutaks seda ette, kuidas bänd seda nagu ise hallata suudaks. Sellised, ma olen nagu mõnes mõttes selle poolt, et tegelikult bändid ei peaks nagu väga palju keskenduma sellele, et leida endale nagu manager. Ja ma selgitan, miks, et valesti aru ei saadaks. Et alati peab või on hea, kui bändis tekib nagu see mingisugune aktivist, kes seda bändi nagu alguses veab ja leiab need esinemised ja antakse plaate välja ja tehakse ise niisugust põlve otsas promo, et see on nagu väga oluline, sest see õpetab bändile nagu neid mingisuguseid põhiasju. Ja hiljem on siis ka nagu lihtsam võib-olla manageril asju nagu kommunikeerida ja seda suhtlust luua, eks ju. Et küll need managerid nagu leiavad selle bändi ülesse, kui bänd on nagu iseennast mingile maale nagu üles töötanud, et selles mõttes ma elan nagu Talbotile väga kaasa, et minu arvates see on nagu väga väärt asi, mida Chopper teeb, on ju. Et lihtsalt tuult tiibadesse ja et kindlasti tulevikus kõik need kontaktid kuluvad ära väga paljudele teistele Eesti bändidele. Ma arvan, et see põhjus on väga lihtne ja see põhjus on see, et lätlased on ju tegelikult ka nagu aru saanud, et Tallinn Music Week on nii hästi toimiv festival ja me räägime tegelikult sellest, et Riia on Tallinnast mingisuguse 400 kilomeetri kaugusel või siin on mingi tund lennusõitu või 4 tundi bussisõitu, et see ei ole ju mitte midagi. Et milleks nagu üritada ise midagi nagu seal koha peal nagu tuubeldada, et samas tule kevadel Tallinnasse ja aja neid asju siin. Ja sellest on nagu, mida aasta edasi, seda rohkem lätlasi, seda rohkem nagu leedukaid saavad aru sellest, et see ei ole nagu ainuüksi Eesti Showcase festival, vaid see on nagu meie regiooni kõige olulisem niisugune muusikaäri sündmus. Ja mis
see on nagu see põhjus. Ja ma arvan, et Tallinn Music Week on juba praegu suutnud kas või nagu Baltikumi inimesed omavahel rohkem nagu suhtlema panna, et ma mäletan, kui ma esimest korda hakkasin Lätis aastaid tagasi käima, siis oli ikkagi nagu, üldiselt olid need nagu väga harvad juhud, kui Eesti bänd nagu sattus sinna esinema, eks ju. Et pigem oli see, et mitmed Läti bändid käisid Eestis, siis nüüd on see ikka nagu pöördunud nagu risti vastupidi, et Eesti bändid ju käivad, on nagu leidnud Riia ja Liepa ja üles ja sellest annab ju tunnustus ka see, et tänavu näiteks festivalil Summer Sound on üles astumas mingi 6 Eesti bändi ja nad ei ole valitud nagu sinna mingisuguse regionaalse koostööprojekti raames, vaid nad on valitud sinna seetõttu, et korraldajad on käinud Tallinn Music Weekil ja vaadanud, et pagan, et need on nii coolid bändid, et miks mitte. Ma arvan, et lätlased ja ka leedukad on aru saanud nagu sellest, et Tallinn Music Week on väga hästi toimiv festival ja nagu väga hästi toimiv süsteem, et neil ei ole lihtsalt mõtet midagi sinna kõrvale luua, et pigem ära kasutada kõiki neid võimalusi, mida DMV pakub. Ma arvan, et see Eesti ja välisbändide osakaal on tegelikult praegu paigas, mulle tundub, et on väga hea, et nagu Tallinn Music Week saab pakkuda publikule nagu selliseid bände nagu näiteks Rubik Soomest, eks ju, kes on ikkagi tippbänd või näiteks Zebra and Snake või Instrumenti Lätist, aga samas see fookus peab ikkagi jääma Eesti bändile, sest nagu sa ütlesid, et Eestis on tegelikult väga-väga palju talenti, aga nagu mure on selles, et esiteks välismaailm nad nagu teadvustavad seda, et Eesti on cool riik, Tallinn Music Week on vägev festival ja et siin on lahedaid bände, aga ma arvan, et nad nagu veel niisugune lai muusikaringkond veel ei teadvusta seda, et meil on siin selline, lihtsalt see on suur must auk, kus on meeletult palju talenti, mida mujal maailmas ei ole ja olles nagu ise käinud nüüd ikkagi nagu mitmeid aastaid igasugustel erinevatel festivalidel, siis see on nagu ilmselge ja selles ei pea kahtlema, et lihtsalt tuleb lasta sellel asjal natuke settida, et kõik asjad nagu ei juhtu lihtsalt nii kiiresti, ja bändid on ka nagu minu arvates bändidel on ka ikkagi suhtumine on oluliselt muutunud võrreldes näiteks selle perioodiga, kui Tallinn Music Week nagu esimest korda toimus, et täna on see pilt nagu hoopis teine. Bändid näevad, bändid ajastavad oma albumite ilmumist siia Tallinn Music Weeki perioodi, bändid otsivad nagu igasuguseid erilahendusi, kaasavad visuaalkunstnikke, mõtlevad, et pagan, et kas on võimalik näiteks oma helimehega tulla, eks ju, ja kas on mingit lisavalgust või et aina rohkem bändid mõtlevad selliseid asju nagu läbi ja aina rohkem on ka neid bände, kes nagu püüavad Eestist ju välja murda, et ma arvan lihtsalt, et see on niisugune loomulik mingisugune arenguprotsess, mida nagu kunstlikult kiirendada on tegelikult väga raske või isegi nagu võimatu. Ma ei oska sellele päris hästi nagu vastata, ma arvan, et eks ta kindlasti on läinud, eks ta kindlasti on muutunud, seda on ju näha, aga see on ilmselgelt ka nagu teatud inimeste nagu sellise meeletu lobitöö nagu ja selgitustöö niisugune tulemus, eks ju. Aga ilmselgelt, kui me tahame nagu saada mingisuguseid reaalseid tulemusi, on ju, siis need toetused siia valdkonda peavad ikka nagu oluliselt kasvama, eks ju, et ma ei ole naiivne, ma saan aru, et see raha peab kuskilt nagu tulema ka, aga samas on nagu see, et nagu praeguste toetuste juures, kus ikkagi artistidele nagu või
eraldatakse siin ikkagi noh, niisugune käputäis eurosid, eks ju, siis noh, kui Saksamaal tavaline PR-agentuur võtab sul albumi nagu sellise promo eest 20 000 euri, on ju, siis nagu millest me räägime, et kui me hakkame panema ühele bändile kokku, tahame fokusseerida Saksamaale, eks ju, ja lööme nagu kulud kokku, et mis maksaks esialgne selline, ma ei tea, 10-15 päevane turnee, eks ju, sinna juurde niisugune albumi reliis, eks ju, siis need summad lähevad Eesti mõistes ikka nagu väga kosmiliseks ja sa võid olla ükskõik kui talendikas bänd, siis sul ei ole võimalik Eesti turult seda raha nagu kokku korjata, on ju, et sest noh, bänd, mis võib-olla on Saksamaal võimeline müüma seal 10 000 albumit, on täitsa normaalne, kui ta Eestis müüb 300 albumit, eks ju, või annab siin kuskil 6 ühe korra kontserte, eks ju, et noh, et see on see olukord, kus me nagu täna oleme, et see kõik on läinud paremaks, aga kui me tahame nagu tulemusi saada, siis need mahud peavad ikka nagu oluliselt suurenema ja noh, millest me ennem ka rääkisime, et Eestis on meeletult talenti, et see ei oleks investeering nagu kuskile musta auku, et Eesti muusikas on midagi erilist, Eesti artistides on väga palju erilist ja seda tuleb toetada. Tallinn Music Week on ju teinud nagu noh, ta oli esimesel aastal lahe, on ju, aga ta on teinud ju meeletu nagu hüppe, eks ju, et bände on palju rohkem, tänavu on ka linnalavad, eks ju, et ma arvan, et see festival nagu, või ma loodan, et ta nagu väga palju suuremaks ei lähe, ja ma arvan, et see ei olegi nagu kellegi soov, kuidas öelda, olla selline mingisugune 300-400 bändi festival, eks ju, et meil ilmselt ei leiduks ka neid klubisid nagu piisavalt, et ta nagu piisavalt hea suurusega, et sa jõuad vaatama nagu neid bände, mida sa nagu tahad näha. Ta on linnarahvale nagu avatud, et ma arvan, et ta on nagu saavutanud suht-koht sellise taseme, millel ta võiks nagu järgnevad aastad nagu püsima jääda, eks ju, et kindlasti tuleb bände juurde, aga ma arvan, et see kasv ei saa olema enam nagu nii suur.